See algas kõik aastal 2020 sügisel. Oli või? Kui me alustasime oma kursustega pärimusmuusika Aidas, toimusid Karmoška õppekursused minu juhendamisel ja esimene grupp 6 inimest pidi alustama oktoobris. Aga see grupp juba sinna registreerus vist, ma ei tea, 8 minutiga juba kõik kohad olid läinud, et me pidime siis septembris veel ühe grupi panema käima. Nii et esimene grupp algas oktoobris, aga teine grupp algas septembris. Et see 2 6 gruppi tulid algõppesse. Ja siis algõppest oli neile vähe, siis nad tahtsid jätkuõpet, tuli uus kalendriaasta, tuli ka Covidi pandeemia, siis me vahepeal tegelesime ka Zoomi õppega, see pillimäng Zoomis oli täielik katastroof tegelikult. Individuaaltundi veel võib-olla said teha, aga grupis mängida Zoomis oli ikka täielik kosmos. Aga õnneks jälle varsti lubati kokku tulla ja siis me saime neid jätkukursusi teha juba jälle ka Aida ruumides. Aga siis me ei olnud ka veel Karmoška kamraadid, vaid et see Karmoška kamraadide punt, kes tahtsid siis jätkuõppele veel lisaks õppida, mul ei olnud rohkem nagu selliseid planeeritud kursusi, küll aga me hakkasime kokku käima siia Oisu Vaike juurde, sest Oisu Vaikel on tore suur aed, ümber väikse maja, lilleaed ja väga tore garaaž. Ja esimesel suvel me käisimegi siin kohvikute päeval mängimas. Ja siis ma avastasin selle garaaži. See oli maast laeni igasugu träni täis. Vaikel suur pere, palju lapsi ja seal oli, kõik lapsed tõid maale mingisuguseid saapaid ja mänguasju ja mootorrattaid, et ema juures on hea garaažis neid asju hoida. Vaikel käis natuke närvidele küll juba see garaaži kraam seal. Ja nii me hakkasime vaikselt neid asju siis nagu ukse poole lükkama ja ma ei tea, mida siis perekond nende asjadega tegi, aga sügisel me alustasime siis juba Karmoška kamraadidega siin garaažis regulaarseid garaaži jämme. Tegelikult ma mõtlesin, et teeks natuke pulli. Päriselt ei olnud eesmärk saada kokku 100 Karmoška mängijat üle Eesti, Setomaalt ja Saaremaalt. Küll aga kui oli teada, et Karmoška instrumendina on 2025. aasta laulu- ja tantsupeo raames tehtava rahvamuusikapeo üks eraldi liigipill, vot siis juba mõtlesime, et ohoo, et nüüd tuleb ikka sinna ka ennast suurde linna välja mängida, et siis, kui me vist 35 kesi, vaata ma eksin juba arvudes, sest ma olen ikka jupp vana inimest juba, 35 kesi, ma arvan, et me siis pürgisime sellesse pillipeo pingelisse harjutus- ja ettemängu sellesse protsessi. Jah, meil on palju toredaid sõpru, on Soomemaal, me oleme käinud seal Viljandi sõpruslinnas Porvoos. Mikko Savik on meid kutsunud sinna Eesti-Soome laule laulma koos siis sealsete eestlaste soomlastega. Siis me käisime ka suvel rahvusvahelistel hansapäevadel Gotlandi saarel, Viljandi ju ka vana hea hansalinn, eks ole. Ja kui nüüd taevas tahab ja plaan vett peab, siis aprillis ootab ees Montenegro festival, nii et muusika on see, mis meid ka jälle ajab kaugemale oma kodust. Mäletan, kus tookord kukkus kägu, läbi õhtu kuulse meie õnnera. Kõikidele oma Karmoška sõpradele ütlen, et kus iganes te praegu ei ole, kas siin meie sünnipäevapeol või kusagil mujal ja et mul on tohutult vedanud,
et meil on olnud võimalus koos pilli mängida ja teisi õpetades õpid ise kõige rohkem. See on paika pidanud ja enne seda tavaliselt ma ütlesin, et need, kes ise mängida ei oska, et nendest saavad õpetajad. Ja eriti suur rõõm, kui nii mõnigi, kes on minust pillimängu oskuselt juba üle pea kasvanud. See on kõige suurem rõõm. Mängige, armastage seda pilli ja ma arvan, et ühel kenal päeval me saame kokku ja mängime veel ja palju ja rõõmuga.